tere! Räägime täna lähemalt lehepuhuritest. Lehepuhurite puhul pole oluline vaadata mootori võimsust. Pigem tuleb vaadata õhu hulka ja maksimaalset õhukiirust. Lehepuhurid võib jagada käeshoitavateks ja seljaskantavateks. Käeshoitavad on reeglina kergemad, samas nende jõudlus on ka väiksem, ehk siis puhuvad vähem õhku välja ja õhukiirus võib olla madalam. Seljaskantavate eripäraks on see, et nad on raskemad, puhuvad rohkem, õhukiirus on suurem, jõuab rohkem nende masinatega tööd teha ja samas on nende masinate seljas hoidmise või seljas kandmise võluks see, et raskus on ühtlaselt jaotatud ja on võimalik teha pikki tööpäevi. Lisaks lehepuhurite puhul on masinaid, mis suudavad teha 2 ühes, ehk siis nii puhuda kui ka imeda. Ja imetakse siis puulehti, kuivad puulehed imedes purustatakse ja suunatakse kogumiskotti ja puulehtede maht väheneb kuni 12 korda. Ehk siis see puru enam ei ole nii lendlev ja lisaks ka komposteerimisprotsess kiireneb. Lehepuhurite puhul kindlasti tuleb ka tähele panna muudele asjaoludele, kas masinal on peal kergkäivitussüsteem, kas masinal on komplektis juba kogumiskott näiteks, kas seljaskantavate lehepuhurite puhul, kas traksid näiteks on lihtsalt reguleeritavad, kas on püsikiiruse hoidja. Kokkuvõtteks lehepuhuritest. Tegemist on lihtsa, kerge, käepärase ja soodsa hinnaga lehepuhuriga. Järgmine masin, täpselt sama, mis eelmine, aga selle masinaga on võimalik ka puulehti imeda ja purustada. Puulehtide hulk siis väheneb kuni 12 korda. Uue mudeliga on siis tegemist kerge kaal, madaldatud müratase ja hea töötada pikalt, kuna siis masin on seljas. Ja 4. unikaalse seljaosa jahutusega professionaalne lehepuhur.